Ja, et see siit alguse sai, mis siis 1900 vist kolis see Järvestööpiku pere siit ära, aga juured on siin. Ja see on ju selline klassikaline arusaam, et igal kohal on oma vaim ja sõna geenius tuleb ju sõnast geenius lootsi, mis on koha vaim, kaitsevaim ja seal algusest peale on sees tähendus sellest, et see on midagi erakordset, igas kohas on erakordsust ja sealt siis tasapisi on transformeerinud sõna geenius tähendus erakordsete võimetega inimese kirjeldamiseks. Aga algselt oli selle mõte see, et iga koht on erakordne ja oskus on selles, kuidas see erakordsus ära tunda. No Lontova kindlasti on erakordne. Ma saan aru, et sa juba alustasid. Jah, et ma arvan, et siin on väga mitu dimensiooni. Üks on see, mis ta on tunda ja kundaskonna jaoks. Teine dimensioon on see, mis ta on Eesti terviku jaoks ja kolmas dimensioon on see, et kohad, kus on sündinud kasvanud maailma suurvaimud, endale oma ette tähendust. No ütleme nii, et Lontoval või üldse Kundal on selles mõttes vedanud, et siin on olnud hästi ettevõtlikud mõisnikud. Et nad olid kõik sellised tööstusinimesed, nad tahtsid midagi uut teha ja 1805 nad tegid tulla sadama, et välja vedada kõike järjest. Kohalikku kaupa ja värki ja jõe ääres laevatatav või parvetatav jõgi sai palke siia tuua meil siin suur saeveski. Veega käiv saevesk. Seda küll, jah. Selles mõttes vesivesk. No selles mõttes küll tavaliselt nad ju olid koos. Aga siin seda jahuveskit ei olnud, oli ainult saeveski. Nad ütlevad, et ajutist tööjõudu sovel umbes 300 inimest. Otto Wilhelm Masing kirjutab sellest niiviisi, et hästi palju rahvast oli, et elu sagis nagu Londonis ja Kihas ja Kees. Ja kuna sadamas oli ka hotell Noi London, siis siit ilmselt tuleb ka see Lontova nimi. Tegelikult saksa keeles kutsutakse teda hoopis Blücheriks. Hoopis teine nimetus. Tolle Preisi Marshalli järgi, kes Napoleonile viimase naelakirstu lõi Waterloos. Eks kui nii vaadata, siis siin korralik transpordivõrgustik tekkis ju 65 aastat enne Peterburi raudtee käime laskmist. Et see on ka osaliselt tõend selle kohta, et elu läheb siis käima, kui liiguvad inimesed ja kaubad. Mitte, et see oleks ainus elu mõte, aga selle kohta ju Arnold Toynbee on ju öelnud kenasti, et ega tsivilisatsioon ei ole ju vaikne sadama pelgupaik. Tsivilisatsioon on põhimõtteliselt liikumine ja vaikses sadamas on pigem see, mis meil ootab, on kängumine. Vaikne sadam jäi meil Toolse linnuse juurde, kust kogu kaubandus kolis Kundasse üle. Ja see linnus seisab seal kui tunnistaja sellest, et midagi ei toimu. Peale lagunemise. Et sinna ta kadus, seal oli lõpuks Paadi sadam sel ajal, kui siin käisid suured avamere laevad. Kui ma veel püüan seda horisonti laiemale tõmmata, et eks me praegu ju natuke oleme mures selle üle, et Eestis suurtööstust võib-olla väga ei ole ja kui on, siis on väga reostav suurtööstus. Kunda on ju üks neid väheseid kohti Eestis, kus tekkis kohalik suurtööstus. Ja see otsa mõttes õilmitsas. Oma aja kohta parimad tehnoloogilised saavutused tagasivaates muidugi algeline tehnika. Pudelahjud, mis kaasajal ju on unustatud, aga omas ajas väga eesrindlik. Ja, aga nad hakkasid ka seda kohe täiustama, sest pudelahjud olid jube ressursimahukad. Nad tahtsid saada hästi palju küttematerjale ja tegelikult kasutegur oli väike, aga kui oli näha, et sementil on turgu, tehti odavalt. Aga oli näha, et saab nagu kallilt maha müüa kõik, siis hakati ka kohe täiustama. Uued šahtahjud kontinueerivad või kuda neid niiviisi veeramaa keeles nimetatakse, ühesõnaga järjepideva protsessile. Jah, pidev protsessis töötab. Võeti üksteise järel mitu uuendust kasutusele ja siis juba pöördahjud.
kui ma veel kriipsu tagasi lähen, 600 aastat veel kriipsuks ja tagasi, 13 sajand, 14 sajand. Eesti oli ju üks selle kandi kõige tugevamaid metallurgiamaid. Siin sulatatud rauda ju kasutati väga mitmel moel ka mõõturi sepistamiseks ja sellest on ka Vatikani ürikutes märkusi. Et on väga vale öelda, et Eesti on olnud selline õnnetukene ja agraarmaa. Eri ajajärkudel oleme olnud väga tugevalt tööstusmaa. Mõttes industriaalmaad, kauni uue eesti keelse sõnaga. Ma võib-olla korraks juhiksin tähelepanu sellele varemele, millest me siit mööda läheme. See oli kohaliku elukeskus. See oli sadama kontor. Siin elas Eesti kõige rikkam kapitalist. Artur Girard Sukanton. Suka-Anton kohalikus Thomas Clay Hills and Son, hilisem omanik. Et ta oli perekonna teine poeg, vanem vend pidi saama äri ja tema saadeti Kunda sadamat opereerima, see oli Clay Hillsi käes. Ja siin ta toimetas 20 aastat enne, kui tal vanem vend otsa sai õnnetult Prangli saare juures ära uppus. Nii et siis polistasid Tallinna ja võttis ärid üle. Aga see on märgilise tähendusega, et Kunda on siin kasutanud ju tsemendi tootmiseks peaaegu ainult kohalikku materjali. Muidugi nõuab see väga suurt oskust ja palju teadmisi, et mingisugusest punakast savist või savikivist saab teha väga väärtuslikku materjali. Sinakast. Sinakas punasest. Et ega üks meie tsivilisatsiooni mitmeid alussambaid, aga jooni, mis on vältimatud, on maavarade ressursside kasutamine. Et asjatundvatel inimesele on kõik maa ühesugune. Võib-olla põllumuld on ühes natuke viljakad kui teises. Aga see, mis maa sees on ja mida sellest teha saab, selle kohta olev teadmine on paljude riikide rikkuse allikas. Ja ma ikka armastan meenutada seda ütlust, et juba 150 aastat tagasi oli nõnda, et enne vanasti olid rikkamad need maad, mille loodus oli küllust. Aga tänapäeval, 150 aastat tagasi, need maad, mille inimesed on targemad. Ja see ütlus paistab olevat ajatu ja kehtib tõenäoliselt paljude põlvede jooksul. No nii ta paraku on, aga meil oli kõik olemas. Oli olemas ju sinisavi, oli olemas lubjakivi ja lõpuks ju ka põlevkivi, millega lõpuks hakati tsementi põletama. Väga kasulik äri, sest põlevkivi tuhk jäi tsemendi sisse ja sealt ei tekkinud mingit sellist selles mõttes reostust, et seda tuhk oleks pidanud hakkama loodusesse elama. Ja see, mis ühine joon, mis ühendab analoogilisi kohti, kus on pealt näha mõttetud asjad maa sees. Et kui need mõttetud asjad panna õiges kompositsioonis kokku, sünnib suur rikkus. Ja see on see komplekssüsteemide ja maailma universumi üks fundamentaalseid jooni, et kui me saame nii teha, et tervik on suurem kui osade summa, siis me oleme õigel teel. Nii on see. Aga me oleme jõudnud tõesti märkamatult ööbikute eramu juurde. Või õieti sinna elasid, kui 1988 Karl Ööbik sai Kunda urjadnikuks. Oli ju politseinik. Et nad ise meenutavad seda vanemad lapsed nii, et kuna isa oli riigiametnik, siis tema rääkis kodus ka lastega ainult vene keelt. Nemad õppisid vene keele selgeks. Kuna ema oli olnud mõisateenija, siis ema rääkis lastega ainult saksa keelt. Ja nii omandasid nad kõik kolm kohalikku keelt. Ja kuna vanaema ütles, et tema nüüd küll ei hakka mingit võõramaa keelt rääkima, rääkis eesti keelt edasi, siis lapsed said kolm keelt. Et see on normaalne. Ja just nagu enne juttu oli, et kohad, kus tuntakse austust ja uhkust oma koha vastu, et nendest kohtadest sünnivad suurvaimud. Öpikute dünastia või suguosa on akadeemilises maailmas Eesti üks käilakujusid, eeskujusid käilakujusid. Ernst Öpik astronoomina, Oort Öpiku pilv astronoomias on üks terminitest, mis on maailmas kasutuses. Ilmar Öpik, Nõukogude ajal Eesti Teaduste Akadeemia liige, Andres Öpik valitud praegu 10 aasta eest. Et sellise potentsiaaliga perekondi on tegelikult palju. Ja see, mida me praegu ka kaaseks kõige rohkem vajame, on need
kedagi jätta maha, kõik saavad võimaluse areneda. Et meil on nii vähe, me ei tohi kedagi andekatest inimestest kaotada ja see tundub olevat üks suuremaid väljakutseid, mis meie ees on. No nii on, üks peretütardest tõlkis ju ka kreeka eposed ära eesti keelde. Seda ma ei teadnud. Jah, aga ma nüüd jään võlgu, mis tema nimi oli. Äkki Anna Öpik. Aga ma võin eksida. Et sellised klastrid või tublide ja andekate inimeste kogukonnad ei ole juhuslikud. Et ikka minnakse selle järgi või selle kiiluveest, kellel on julgust ees minna. Selles mõttes on kui me üldse mõtleme eeskujudest või käilavujudest, selleks nagu ei ole väga palju tarvis, aga 3 sellist kohustuslikku komponenti on ka selged. Üks on teadmised, teine on otsustusjulgus, et ma nüüd teen seda, ja 3. oskus oma sõnu kohale viia. Teadmiste hankimine on kaasa ja lihtne, kogu maailma teadmisi täis. Otsustusjulgusega on nii, et nagu John Stuart Mill kirjutas kenasti, et üks inimene, kellel on usk või veendumus, see on palju võimsam kui 99 inimest, kellel on ainult huvid. Ja siis oma sõnumi kohale viimine on veel 3. oskus, mis tuleb omandada ja väga sageli nendest 3 piisab. No Öpikutega on nii, et nemad läksid ju Kundast ära siis, kui vanemad lapsed lõpetasid algkooli ära. 1900 vist. Ja siin oli 4 klassi, oli saksakeelne kool. Saksa ja venekeelne õigemini. Ja Eesti keelt õpetati seal hooti teinekord. Aga see oli suhteliselt hea kool. Siin oli ikkagi, kui muidu külakoolides olid õpetajad suhteliselt ikkagi madala haridusega. Siis siin õpetas lõppeks Jahan Seevers oli Läti rahvusliku liikumise tegelane, ülikooli haridusega õpetaja. Kaitsenud ka doktorikraadi. No tõsi küll, ta kaitses seda sel ajal, kui ta siin lõpetas pärast seda, läks ta siit ära. Aga ikkagi. Ja ümberringi elas. Et laste ülesande oli käia Tollimajast ajalehti ära toomas. Et postkontorina töötas Tollimajad olla? Põhimõtteliselt küll, jah, riigiasutus sinna tooli postkohale. Ja siis see oli seesama Anna Öpik, kes meenutas seda, kuidas see trepp on hästi kõrge, aga ta oli suhteliselt pisik, et see trepist üles minek oli alati raske. Ja ükskord oli ta käinud juba mitmendat korda ja ikka veel ei olnud posti. Siis ta oli lõpuks käratanud seal Tollimajas, et no kuulge, kas te ei saa aru, et te peaksite selle ajalehe kiiremini valmis kirjutama? Mitu korda ma siin käin. Et kuna Kaido on meil ka siuke ajalehe valmis kirjutamise teema peale, et ma just talle heitsin nina peale seda, et meil on seal palju autoreid, Otto Wilhelm Masing, Viru-Nigula vastaja. Kui ta siit äksi ära läks, ta ju kirjutas üksinda, mitu aastat kirjutas nädalalehte iga jumala nädal. Tõsine vaev ja too aeg ei olnud ju arvutit, kus salvestada, ta kõik kirjutama käsitsi, pärast seal tuli see laduda. Tänu talle sai Kunda ka esimest korda ajakirjandusse, ta kirjutas sinna umbes siukse nupukese, et ükskord kukkus ühele Kunda naisele, kelle nime ma enam ei mäleta, aga kui ta lapsevoodil oli saunas, kukkus talle rott näo peale, ta ehmatas kangesti. Ja see on siis Kunda esimene mainimine ajakirjanduses. Just, jah. Esimene uudis Kundast, rott kukkus näo peale. No see on väga oluline uudis. Absoluutselt. See annab ju tunnistust sellest, millised olid tolle aja meditsiinisüsteemi teenuste kvaliteet. Ei, see ikka, mis mind kogu aeg innustab, on näha neid kohti, kus on midagi suurt sündinud. Suure sünniks ei pruugi olla ei suurem ema ega suurem isa. Me sageli ütleme, et see on õnnelike asjade kokku sattumine, kui on lähedal hea kool, seal on hea koolmeister, siis on juhtumisi külas veel hea muusik, siis on veel üks leiutaja, insener. Selle kohta ütlevad inglased kenasti, et luck is bonus for careful planning. Ehk et õnn on hea planeerimise peaaegu vältimatu tagajärg. Et see, kui öeldakse, et geenius on tegelikult see, kes suudab näha pisi asju ja neist suure pildi kokku panna. Ega siis suurte asjade nägemine on lihtne. Niagara kosk on ju selgelt suur ja võimas ja
tema kohin on kuulda kilomeetrite kaugusele, aga midagi suurt teha valmis, nii suurt ja võimast katsus on neutroneid näha. Nii suur ja võimas nagu kaasaegne nutitelefon. Selle jaoks pidi olema üks inimene, kellel oli see nägemus, et niimoodi me saame teha paljude inimeste elu palju mugavaks ja mõnusamaks. Et see, mille peale me sageli ei mõtle, on ju selline probleem, et me tugevamad ja käilakujud eeskuud panevad eesmühidel minema, kui tõsid järgi tulevad. Et see mõtlemine peab tasapisi muutuma. Selles Euroopa Liidus, mida paljud armastavad kritiseerida, ja selle rohepöörde mõistes on ju sees 5 komponenti, mis peavad kõik korraga olemas olema. Et esiteks peab meie elu muutuma kliimaneutraalseks, mida iganes see täpselt tähendab, niimoodi, et majandus kasvab, et me loodust ei riku, et inimeste heaolu ja tervis mõlemad paranevad ja kõige viimane, kõige olulisem, ja et mitte kedagi ei jäeta maha. Mis tähendab seda, et see on võimatu? Ütlen ma ajaloolasena. Ma saan sellest täiesti aru, aga et kui me seame endale ainult eesmärke, mis on inkrementaalsed, mida kohta me teame, et saame kindlasti jätkama, siis ei ole ju arengut. Ma selle mitte kedagi jäeta maha osas arvan, et see on üks koht, kus Eesti ühiskond ei ole kõige paremini käitunud. Me loomulikult peame tunnustama neid, kes on ees otsas ja loomulikult auru juurde andma, sest nemad veavad käima kõike. Aga me ei saa leppida sellega, et keegi jääb maha. Kui keegi tahab maha jääda ja tal ei ole mingil põhjusel vaimset võimekust, siis mingil tasemel me peame ta järgi aitama. Aga me ei saa, nagu juttu juba oli, et ei saa lasta untsu minna ühelgi andekal inimesel. No ma olen nii aru saanud, et iga süsteem on parasjagu nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. Just nimelt. Ja me saame kindla peal hakkama sellega, et majandus on enam-vähem kliimaneutraalne. See muidugi maksab. See, et majandus kasvab, küllap ta ikka kasvab, kas või paberil. See, et inimeste heaolu ja tervis on selgelt paranenud, et see on väga selge. Viimase aastasaja jooksul kordades meie kõik elukvaliteeti kirjeldavad näitajad paranenud. Loodust püüame vähem segada, aga kus on suur mahajäämus. Me tegelikult ei tea, kuidas ühiskond funktsioneerib. Me tegelikult ei tea, kuidas positiivsed, negatiivsed veelud ühiskonnad levivad, mis reeglite järgi. Mingid suured varjundid on enam-vähem kirjeldatud, aga juhtida me seda protsessi ei oska. Ega ma ei tea, kas see üldse vaja on juhtida, kas see saab juhtida. Aga see, et kedagi ei jäeta maha, see on üks aspekt, mis mind väga sügavalt kõnetas. Ma ise arvan, et tegelikult on meil viimane aeg tähtedel ära kolida ja jätta siia planeedile maha see paar miljardit, kes siin kenasti hakkama saavad. Jah, et seda ideed on fantaasiakirjanikud päris palju kordi ekspluateerinud ja väga huvitavalt. Võib-olla kõige sellises... Fantaasiaks, aga kui me paneme oma sõjalised kulutused näiteks 10 aasta jooksul kõik ära kolimise peale, siis me võiksime milleniga lõpuks nagu reaalselt välja jõuda. Kuu koloniseerimine muutub tõesti reaalseks. Marsi koloniseerimise kestab natuke aega, kuna lend sinna kestab nii pikka aega. See on ühe otsa pilet. Jah, aga me peame sinna päris palju inimesi korraga saatma, et see ühiskond hakkaks reaalselt toimima ja pluss ka ressursse. Nii et kestab ajaliselt. Et Douglas Adams on seda maa olukorda kirjeldanud küll sarkastilises võtmes, aga teistmoodi, et tema tõlgenduses sattusid maale siis galaktikast see seltskond, kes nagu millegagi hakkama ei saanud. Aga see on kindla peale üle võimendatud, sarkastiline, aga see hoone väärib küll tähele. Ma tahtsin öelda, et sinna kaob see maailma suurus. Kas see on see mitte kunagi tööle hakanud Londoni hotell? Nad ühe aasta ikka töötas vähemalt ühe hooaja. Aha. Pärast oli siin elevaator.
vedasid teravilja välja siit väga suurtes kogustes. Ja lõppeks elasid siin vabrikuametnikud ja nagu ma ütlesin, Kunda arst ja niisugused olulised inimesed. Muidugi natuke kahju, et need ajaloolised majad niimoodi vaikselt hääbuvad. Aga täiesti mõistetav on ka, et neid elamiskõlbulikuks teha kaasaja kvaliteedi nõuetele vastavalt on väga kallis. Palju lihtsam on ehitada 5 uut maja, kui seda teha kaasaja nõuetele vastavalt. Aga no nii see elu on, et vanad asjad peavad kaduma. Seda peaks nüüd muinsuskaitsele ütlema kõva häälega. Vabandust, ma olen natuke see mürgine muinsuskaitses. Ma täiesti mõistan, aga et uus ei saa ju tulla, kui vana eest ära ei lähe. Mälu ei saa, ei tohi kustutada. Aga kõik vana ei ole väärtuslik. Lihtsalt sellepärast, mis asi on vana, ei ole veel väärtuslik. Paraku nende tööviimus seisneb ka selles, et nad kaitsevad lagunemist, mitte muinsust. Ei oska kommenteerida, et see on nüüd see koht, kus on minu erialastest teadmistest hirmult kaugel, et siin ma saan olla arvamuspõhine ja siis pigem on. Mina olen paraku jah, selles mõttes kogemuspõhine. Jah, et siin ma jätan jutu otsa teiste inimeste kätte. Aga see selleks, lähme pearajale tagasi. Et kui ma nüüd tagasi tulen siia Kunda ümbruse juurde, et Eesti teadus ei ole ju kuigi vana. 100 aastat tagasi või natuke rohkem, kui Eesti Vabariiki loodi, arutati ka tõsiselt siis Teaduste Akadeemia loomist. Ameerika Ühendriikide või Prantsuse Teaduste Akadeemia malli järgi. Ja jõuti järeldusele, et Eestis ei ole veel nii palju teadust, et see vääriks Teaduste Akadeemia loomist. Ja aastal 1938 oli situatsioon nii kaugel, et Eestis oli nii palju teadust, et see vääris Teaduste Akadeemia loomist. Ja selle ajaga oli suudetud luua väga tugev nii loodusteadus, tehnikateadus kui ka humanitaarteadus. Ja 1938 pandi kokku esimene Eesti Teaduste Akadeemia koosseis. Et ka see on märgilise tähendusega, et suurelt jaolt selle Eesti loodusteaduse tekkimist vedas põlevkivikeemia. Mikael Viki, Kunda küla poiss. Ja Teodor Lippmaa ja mitmed teised. Et selles mõttes see, mis on toimunud siin Kundas, on üks aspekt suurest pildist, mille kaudu Virumaa arenes suureks tööstuskeskuseks Baltimaade mastaabis ja ka kogu Läänemeremaade mastaabis. Et ei ole õige öelda, et Eesti on alati olnud agraarmaa, kus pole suurt midagi olnud. Juba see, et 13. sajand oli meil metallurgia, siis tuli tsement, siis tuli põlevkivi. Eesti on olnud koht, kus areneb inseneri mõte, kus tehakse minget teadust, kust tuleb tootmine, tuleb majandus. Ja see oli mitte meie loodusressursid, samasugused ressursse on olemas paljudes maades, aga see on mingi soov inimestes teha asju paremini. Eks me oleme harjunud niiviisi mõtlema, et mõisad elasid talupoegade higiste verest. Jah, see on meile nagu koolis õpetatud üks legendidest. Üsna hiljuti see ei tastunud ju ennast ära, sest et tööstust pidi olema. Muidugi mitte. Veski, lubjapõletused, tõroajamised, paeaugud, lubjapõletus, tellisetehased, kõik, mis andis tegelikult teissugust toodangut hoopis, kui põllumajandus seda suutis. Et see aspekt Eesti arengust on küll muidugi teadlaste ja ajaloolaste töödes hästi kirjeldatud, aga tunne on võib-olla tunne, mis mind petab, aga et see ei jõudnud ühiskonna teadusesse. Ei ole. Et see on nagu varjutatud selle kuulsa legendi poolt, et meie need vaesed õnnetukesed oma 7-aastase orja ikkega
mis ei ole lausa vale, aga mis vajutab kõike seda, mida me oleme vahepeal suutnud ja suutnud teha Euroopa ja maailma mastaabis. Ja selle tunnistuseks on ju mitte ainult nüüd õpikute pere, kellest me rääkisime. Eestist tulnud teaduse tippklass, võtame näiteks Struve Kaare. Ma saan aru, et Struve ei olnud puhas eestlane. Parrot ei olnud ju eestlane, palju muudki. Aga Tartu Ülikool oli Vene impeeriumi ainus teadusülikool, mis valmistas ette õppejõudsid kogu Vene impeeriumi jaoks. Et ei olnud nõnda, et see eksisteeris täiesti sõltumatu Eestist ja eestlastest. Kristjan Jaak Peterson kirjutas juba ammu oma kuulsat pead, et kas siis selle maakeel. Ei võiks maakeeles tõusta. Jah, täpselt. Et me peaksime vaatama väga ratsionaalselt üle oma mineviku paradigma ja nägema neid suuri tegusid ja kujusid või siis Samaadi avastajate rida, Krusenstern, Bellingshausen, jällegi, ega ei saa öelda, et nad olid puhastajad eestlased. Nad olid saanud hariduse keskus eri kohtades. Aga see, mida me praegu näeme, on, et nemad on viinud Eesti mõiste, Eesti kategooria, selle puhul. Ja aga see ei toeta meie ohvrimentaliteeti. See on see paha asi. Ma arvan, et kui me peame kahest halvast palju väiksema, et siis loobuks sellest ohvrimentaliteeti. Ja ma ise arvan ka seda, et võiks olla vaba inimene. See ei aita kunagi, et kaastunde norimine ei ole konstruktiivne. See jagatakse sama tüüpi küsimus, mis president Kersti Kaljulaid ütles, kui oli jutt ka visiidist Moskvasse, et õigem on olla laua ääres, mitte menüüs. Jah, sellega jääb üle ainult nõustuda. See on üks väheseid asju, milles ma nõustun Kersti Kaljulaiuga. Et jah, kui vaadata tulevikku, siis ikka mul komme kuulata tarku inimesi, kes Lennart Meri ütles, et kui tahad, et sind võetakse riigina, pead käituma riigina. Riigina käitumist oleme me nüüd 30 aastat jälle õppinud. Me ei ole selles veel kuigi head, aga see tähendab seda, et arengruumi on veel palju. Ja küllap me suudame olla selline hea väike riik, mis natuke torgib teisi juba selle tõttu, et me olemas oleme. Aga see ongi, nagu Mihkel Mõtt kirjutab, et see on väikeste iseärasus, et nad oma olemasoluga torgivad teisi. Ja ma usun küll, et Eesti praegu juba suurem küttaks selle pindala või rahvaru järgi. Ja meie tulevik ütleb korra sellest, kui hästi me oma potentsiaali ära kasutame. No ühte suurt riiki me torgime oma olemasoluga ikka kohe nii, et ta ei saa mitte kuidagi elada normaalselt. No see on suurelt pealt tema probleem. Seda küll. Me torgime ka teisi riike oma olemasoluga, aga ma arvan, see on hea. Et me ju teame, et eri suurused asjade vaatlemiseks on vaja erinevaid seadmeid. Astronoomilisi värke me vaatame teleskoobiga, teksti me loeme oma prillidega ja mikromaailma vaatame mikroskoobiga. Et selline skaala, mille me valime, määrab ka seda, mida me näeme. Et kui me oskaksime mõelda skaala üleselt ja näha kõiki need asju, mida oleks võimalik näha, siis me saaksime teha paremad valikud. Jääb üle ainult nõustuda.